Tere! Nõnda kui kaine talupojamõistus, nõnda liigub ka jätkusuutlikkusele mõtlev seadusloome selles suunas, et ka ehitussektoris oleks kellegi uus, kellegi vana. Aina enam hakkame nägema taaskasutatud materjale avalikus linnaruumis. Kas ja kuidas saaks nii tavaline koduehitaja kui ka avaliku ruumi looja kasutada taaskasutatavaid materjale, seda tänases saates puurime ja mõõdamegi. Tavaliselt jäätmekäitluses ja ringmajanduses me räägime sellest kastist. Segaolmejäätmed. Segaolmejäätmed ja kõik teavad, kõigil kodus on. Aga kui me vaatame suurt pilti, siis tegelikult kusagil tekivad ehitus- ja lammutusjäätmed. Ja nagu see konteiner on suurem kui see konteiner, siis tegelikult see kogus on ka kordades suurem. Erinevad prognoosid lasevad arvata, et juba aastaks 2060, see tähendab 35 aasta pärast, on kogu ehitusaluse keskkonna pindala meie koduplaneedil kahekordistunud. Praegu kaevandatakse igal aastal umbes 1 miljard tonni esmatoormeid, samal ajal kui ehitus-lammutusjäätmeid tekib vaatet rohkemgi. Euroopa Liidus on ehitus- ja lammutusjäätmed koguseliselt esimesel kohal. Eestis on suurim jäätmemaht põlevkivituhal, kuid teist kohta troonivadki ehitus- ja lammutusjäätmed, mis moodustavad jäätmete koguhulgast vaid alla 5%. See on siis keraamiline tellis tükina, nii nagu tellis on. See on nüüd purustatud tellis. Ja te olete teinud sellest betooni. Täpselt nii. Ilusa. Ja see on ju tegelikult ringmajandus kõige paremas. See on näide materjali ringlusse võtust, et me mitte ei purusta ära, ei mata seda kuskile maha, vaid me teeme sellest uusi ehitustooteid, näiteks betooni. See on siis silikaatkivi. Vana hea, väga levinud Ida-Euroopas, nii Eestis kui ka Ukrainas. Siin konkreetne kivi on siis koos mördiga, aga me oleme siis purustanud need kivid koos mördiga ära. Ja siin on näha siis uus betoon, kus täitematerjalina kuni 50% ulatuses saab edukalt siis seda esmatooret ehk purustatud paekivi ja liiva saab asendada siis sellise purustatud silikaatkivi müüritisega. See annab piisava töödeldavuse juures väga hea survetugevuse ja mis me veel oleme avastanud ja see on ka ühes teadusartiklis hiljuti publitseeritud, et külmakindlus ehk materjali püsivus märjana 0 kraadi ümber on parem võrreldes siis selle paekivi betoonist täitematerjaliga. Ehitusse jõuab peaaegu pool kõikidest maavaradest ning mis seal salata, need hakkavad otsa lõppema nii meil kui mujal. See loob olukorra, kus tuleb globaalselt vaatama hakata, kuidas saaks kasutuses ehitusmaterjali eluiga pikendada ning vähendada selle muutumist jäätmeks. Igasugune pingutus selleks, et asendada siis uut kaevandatud maavara mingisuguse ringse lahendusega on soositud. Ja kui me vaatame regulatsiooni, siis siin peabki vaatama mitut valdkonda. Et üks asi on see, et kuidas hooneid projekteeritakse või ka muid ehitisi. Ja teine on see, et mida tehakse need jäätmetega. Ja mõlemas valdkonnas tegelikult on muutusi, on juba kehtivat regulatsiooni. Kehtiva regulatsiooni vaates me võime rääkida jäätmete liigiti kogumisest, et see olemuslikult on kohustuslik, eriti ohtlike materjalide puhul. Kui me räägime projekteerimisnõuetest, siis nüüd peagi hakkab kehtima üle-euroopaline ehitustoodete määrus, uus redaktsioon, mis ka reguleerib seda, et värskelt projekteeritud hooned oleksid võimalikult kestlikud. Ehk siis, et nendes olevad materjalid oleksid pikaealised, ka korduskasutatavad, et arhitektid juba mõtleksid kogu ehitise elukaarele pikemas vaates. 8. jaanuaril jõustub siis määrus kogu olemuses ja pärast seda tulevad siis sellised konkreetsemad nõuded ka. Mis see Eesti ehitajale kaasa toob?
Eesti ehitajad juba on selles ruumis, kus esiteks liigiti kogumine on kohustuslik ja teiseks, kus tuleb ka mõistlikult ressursiga ümber käia. Kui me räägime sellest uuest määrusest, siis mis paraneb on info ehk et juba projekteerimisstaadiumis mõeldakse läbi lahendusi selliselt, et need oleksid kaua kestvad. Et hooned oleksid näiteks ka demonteeritavad ehk siis lahti võetavad ja kuskile teise asukohta uuesti püstitatavad. Niisiis võib juba lähemas tulevikus hoonete ehitust käsitleda kui ehitusmaterjalide majakujulist ladustamist, näiteks 100 aastaks, mis oma elukaare lõpus demonteeritakse. Täpselt on teada, mis on kasutatud materjalide CO2 jalajälg ning kuidas neid hiljem edasi kasutada või jäätmena käsitleda. Hooned planeeritakse ja projekteeritakse sedasi, et näiteks vaheseinade liigutamisega saaks muuta nende otstarvet. Ehituslammutusjäätmete valdkonnas aitab materjalide liigiti kogumine suurendada ringlusse võetava ja taaskasutatava materjali osakaalu. Ainuüksi Tallinnas tekib ühes aastas hinnanguliselt 1 000 000 tonni ehitusjäätmeid. Enne kui tööle hakata on ju mõistlik mõelda, et kuhu suunas me läheme ja mida me tahame. Ja ma arvan, et Tallinn on siin päris kaugele jõudnud, et ühe esimese Eesti linnana on meil olemas ringmajanduse arengukava. Ja see ringmajanduse arengukava, ma ütleks, et see on ambitsioonikas. Seal on väga paljusid asju, räägitakse siis ka olmejäätmetest, aga üks kõige olulisem plokk on just see ehituse pool, sest Tallinn ehitab, Tallinnas tekib kõige rohkem ehitusjäätmeid ja kui vaadata tulevikku, siis ega see ehitamine lõpe, vaid pigem väga paljud majad vajavad uuesti rekonstrueerimist, uued majad vajavad täitamist, et see teema muutub järjest olulisemaks. Meil on mõõdikud, me ei saa olla nii, et parandame ja tõhustame, vaid et tuleb mõõta ja aru saada, et kus me oleme. Ja Tallinna mõõdik on siis see, üks mõõdikutest see, et aastal 2035 95% meie enda hoonetest peab olema ringrenoveeritud. Nii et 10 aastat läheb väga kiiresti, ehk siis, et sellele numbrile lähemale jõuda tuleb täna pihta hakata. No üks hea näide on meil siin kohe ees. Puiduparandustöökoda aitab ringselt toimetada tavalisel elanikul, aga mitte ainult see hoone ise on ju ka üks teie siis häid näiteid. Ja, no täpselt niimoodi, et meie siin Tallinna Ringmajanduskeskus mõtlesime, et me ei oota ära aastat 2035. Hakkate varem peale? Me hakkame varem peale ja kohe praegu 100-ni. Nii et kõik meie uued arendused on ringselt tehtud. Selline põhimõte on. Kõige parem hoone on ehitamata hoone. Kui päris ilma ei saa, tuleb vaadata, kas olemasolevat saab ehk uue vajaduse tarvis ringi ehitada. Nii sai Paljassaare jäätmejaama territooriumil olnud vanast laohoonest puiduparandustöökoda, kus linnainimesed saavad nüüd ise anda uue elu oma kõpitsemist vajavale puidule. Töökoda on ringne seest ja väljast. Energiatõhusust toetavad 75 päikesepaneeli, tänavasillutis on tehtud teise ringi tänavakividest, maja on soojustatud kanepivillaga ning seda köetakse põneva seinakütte lahenduse abil. Töökoja Pulleriani ahi aitab vähendada puidujääke ning annab samuti olulise osa vajaminevast soojusest. Suur osa vanast hoonest on säilinud. See alumine betoonkonstruktsioon, ülemine metallkonstruktsioon, see on kõik vana. Jah, punased tellised jäid silma. Täpselt, need on vanad tellised, mis on tõenäoliselt olnud juba mitmendal ringil. Ja nende hankimisega ka oli päris põnev lugu. Osa oli meil endal olemas, osa me hankisime linna pealt, käisime, küsisime ja lõpuks panime Facebooki üles, et kellel on ja siis eraisikust annetajad tulid, et minul on. Et vaata, kui avalikus sektoris erinevalt kodudest, kuigi seal võiks ju ka igasugused turvanõuded rakenduvad, et küll peab olema tulekindel, siis peab olema mürakindel, kõik need asjad, et kus kohtades avalikus ruumis siis saab kasutada selliseid teise ringi detaile? Ja, eks need nõuded on palju ja siin meil ka kõik nõuded on tegelikult täidetud. Küll, jah, see võib tähendada täiendavat kulusi, et sa mingisugusele vanale asjale sa pead ära mõõtma, näiteks oma ahju. Teostasime mõõdistused ja tellisime ekspertiisi ja kõik see maksab, aga see ei tähenda seda, et ei saa. Saab küll, see võtab rohkem aega, see võib-olla võtab rohkem raha, aga
saab kindlasti. Keskkonna poolt vaadata, siis uue ukse tootmine on keskkonnamõjult 10 korda suurema mõjuga. Nii et keskkonna poole pealt vaadates tasub kindlasti ära. No, Tarmo, mis seos on puiduparandustöökojal ja säästva renoveerimise keskusel? Puiduparandustöökoda on selline tore jätkuprojekt, et kui me alustasime säästva renoveerimise infokeskusega puitmajade väärtustamisega 25 aastat tagasi, tekkisid miljööalad ja tekkisid nii-öelda antiigiväärtusega vanad hooned, siis SRIK-il ei ole otseselt olnud võimalust oma töökoda kunagi omada, kasutada ja meil tekkis hea koostöö siin Paljassaare tollel ajal siis jäätmejaamaga, nüüd siis ringmajanduskeskusega ja me saime oma varuosa panga ehk siis vanad järgi jäänud detailid, aknad, uksed ja samuti ehitusmaterjalid, palgid, talad, kõik muu toredasti siia ära ladustada. No mis see nüüd kohalikule Tallinna elanikule tegelikult tähendab, et on teil tulnud selline võimas kaasaegne puiduparandustöökoda? See tähendab eelkõige kvaliteeti, sest üks, mis vanade asjade korrastamisel, parandamisel nagu ideele vastu töötab, on see, kui seda parandamist tehakse kas valesti või halvasti. Siis vaatad, et asi on inetud, ei toimi, nägin vaeva, kulutasin aega. Viskan ära, ostan uue. Kunagi midagi vana rohkem enam ei paranda. Et sellist negatiivset kogemust vältida, selleks peab olema korralik tööriistapark ja peavad olema siis oskused, et sellega ringi käia ja tingimused samuti, et ruum, kus see tööriistapark siis paikneb. Ja ei ole enam seda vabandust, et ma ei oska ja mul pole tehnikat. See vist on praegu tegelikult ühiskonna kõige suurem probleem. Seda nüüd jah, see on aastakümneid olnud selline kaalate meeste vabandus kodus mitte midagi teha või tööst kõrvale hiilida, et mul ei ole seda vajalikku tööriistapanka, milleks siin 1000 kulutada, et nüüd see vabandus enam ei toimi. Inimeste sellised puiduparandusajad, mis siis linna poolt palgatud meister siin juhendab ja aitab, et need on inimestele tasuta ja meistrikoolitused hakkavad sellise mõistliku tasu ees siin toimuma. Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine ja korrektne käitlemine võimaldab neid taaskasutusse suunata. Taaskasutuse tase on meil kõrge, kuid paraku moodustab sellest lõviosa jäätmete kasutamine tagasi täiteks. Ringses ehitusmudelis tuleb aga eelistada korduskasutust ja jäätmete ringlusse võttu materjalina. Lisaks on Eestis lähiaastatel jõustumas ka hoonete süsinikujalajälje arvutamise nõuded. Ja seal on siis Eesti meetodis otsustatud selliselt, et kui me täna projekteerime mingit uus ehitist ja me võtame kasutatud ehitustooted, siis see tuleb nii-öelda sinna arvutusse justkui nulliga, sest see keskkonnamõju on aastakümneid tagasi ammu tekitatud ja kui me täna korduskasutame olemasolevaid materjale ja tooteid, siis me jätame ju uued ehitustooted tootmata, uued maavarad kaevandamata. Issakene, no see poleks ju jäljesaade, kui ei saaks turnida. No täpselt. Ma ei öelnud sulle, et ma kõrgust kardan, on ju? Siin ei olegi kõrgust. Siin ei ole kõrgust, jah? Ei ole. Mul hakkas nüüd kohe palju turvalisem. Punasele tänavale Lasnamäel on kerkimas Tallinna suurim ja üks Euroopa kaasaegsemaid ringmajanduskeskuseid, mille ehitamiselgi ringseid põhimõtteid kasutatakse. Punase tänava ringmajanduskeskus oma katuse alla rajatud jäätmejaama, õpperuumide, kohviku, ringkaupluse ning ümbritseva pargialaga avatakse juba tuleval kevadel. Ja see tõepoolest ei ole tuttuus tänavakivi, vaid see on tänavakivi, mis on siit samast Lasnamäelt paarsada meetrit sealt poolt on uue sotsiaalmaja ehitusel siis lammutati vana, nii-öelda tänavakatend ära ja need 10 aastat siis vastu pidanud kivid me oleme siia toonud ja nendest siis tegelikult sinna parki teinud sellised mõnusad alused ja platsid. Kuule, aga mis see seadusruum ütleb sulle, et kuidas sa seda kivi kasutada tohid? No vot selle kiviga ongi nüüd niimoodi, et nagu paljude taaskasutatud materjalidega, et hea meelega kasutaks. See kivi on 10 aastat olnud, ta on vihma, lund, jääd, kõike näinud. Aga selle jaoks, et ma saaks seda siin uuesti kasutada, siis
ma pean uuesti katset tegema. Ehk et see on üks sellest asjast, mis kogu selle taaskasutuse võib-olla natuke keerulisemaks ehituspraktikas tegelikkuses muudab. Kui paljud ehitusettevõtted täna teie juurde tulevad ja ütlevad, et kuulge, palun testige meile see telliskivi hunnik ära, et me tahame seda uuesti kasutada? Ehitusettevõtted veel ei tule, et see protsess algab telljast. Meil on erinevaid teljaid, ka riik, tegelikult riigi kinnisvara, ka Tallinna linn tegelikult on sellised suhteliselt eesrindlikud, ma ütleks, kes selliseid võimalusi otsivad ja oma hangetesse tahavad neid asju järjest rohkem sisse panna, samuti mõned erateljad. Nagu aru saate, siis see on väga keeruline, et ehituses on ju ka mitmeid ohte, et me tahame meie hooned ja rajatised peaksid kõik need 10 aastad vastu, aga siiski, et mingite lihtsalt materjalide puhul ei ole see kontroll, see ei pea olema nii põhjalik. Et selleks töötatakse ka välja iga toote põhised standardid ja nende standardites juba kajastub ka see, et kuidas siis teise ringi puhul kontrolle teha. Ehk siis see paberimajandus tõenäoliselt lihtsustub siin ka lähimal ajal. Just. Kindlasti, mida ehitaja alati saab taaskasutada, on puit. Olgu see siis mõni naabrimees, kes viib selle ära kütteks või kasutab millekski muuks, garaaži seinaks, aiaks. Puit on nagu eestlasele väga omane materjal. Antud juhul siis sellest puidust on plaan tegelikult teha erinevaid atraktsioone nii-öelda sellele pargialale. Missugused nõuded on täna näiteks puidu taaskasutusel hoone kontekstis? Ehitusekspert peab ikkagi selle üle vaatama ja samamoodi on vaadatud ka kõik see puit, mida siin on kasutatud. Näiteks need samad hallid lauad, mida siin on näha, et osa nendest laudadest on suisa pärit Tallinna vanast vanglast. Spordihoone põrand on siis üles võetud, et koht, kus kunagi vangid mängisid korvpalli, on siis tänaseks jõudnud Lasnamäele ja selle hoone seina saanud osaliselt. Täna näeb ringsete põhimõtete kasutamist ennekõike riigi ja suurte omavalitsuste tellitud uute või renoveerimist ootavate hoonete puhul. Riik on väga suur tellija ja meil on väljatöötamisel kestlike hangete kriteeriumid. Taristuehitusele saavad need peagi valmis, üldehitusele järgmisel aastal ja seal siis saavad ka lisahindepunkte, sellised lahendused, mis on kestlikumad. Et see on üks näide. Teine näide on riigi enda objektid. Võtame kas või ehituses olev loodusmaja. Et seal kasutame esiteks kohalikke taastuvaid materjale nagu puit väga suurel määral. Ja teiseks on seal mitmeid innovatiivseid lahendusi ka teisese toorme kasutamisel. Põnevaid lahendusi taaskasutusele leiab ka erasektorist. Aktsiaselts Merko Eesti rajatud Veerenni kvartali majad on loodud otsast lõpuni uutest materjalidest. Nii suurtes kogustes pole kvaliteetseid kasutatud ehitusmaterjale täna veel leida ning keeruline oleks saada hoone kvaliteeti tõestavaid sertifikaate. Kuid veel ehitamata hoonete koha peale on juba rajatud ajutine vaba aja veetmise ala ehitus ülejääkidest. Eks need on tõesti sellised betoonelemendid, mis kellegi jaoks kunagi kuhugi toodeti, aga jäid tootja juurde siis nagu seisma ja laoplatsile ja me pöördusime nende poole ja nendel ei olnud nendega ka midagi teha ja põhimõtteliselt saime need siin nagu hästi ära kasutada. Kuidas elanikud või see kasutaja on selle platsi vastu võtnud? Väga hästi. Väga tore, tundub, et on lihtne teha, aga tegelikult selle ala kasutamine on ikkagi inimese oma vastutusel. Miks see nii on? Eks siin on selliseid kiviasju ja siin ei ole selliseid nii-öelda mänguväljakuid, millel on sellised sertifikaadid nii-öelda, et siis selles mõttes selle kasutamine peab ikka olema selline, et inimene ikkagi ise vastutab siin toimetamise eest. Igal juhul on mõistlik taaskasutada. Küsimus ongi, et kuidas seda nagu teha toredalt, ilusalt ja et see ei tunduks nagu prügi kasutamisena. Et see on nagu võib-olla nagu see võtmesõna, et see ikkagi paistaks ka lahe välja.
ringne ehitus on muidugi palju laiem kui ainult ehitusmaterjalide taaskasutus. Üks viis viljeleda ringset ehitust on kasutada moodulmaju, mille kokkupanemine ja lahtivõtmine on väga lihtne. Pikalt planeeritud pilootprojektina on Stroomi randa valminud ajutine rannahoone, mis kasutuses alalise rannahoone valmimiseni. Seejärel saab moodulmaja demonteerida ning kusagil mujal jälle kokku panna. Kõik peab ette olema ära tehtud, selge pilt, siis on kiire ja head lahendused. Ja kuidas jõuda sinnani on see, et tuleb pikalt projekteerida, tuleb mõelda läbi, aga suund, ehk see ringmajanduse suund ongi seal, et neid saaks kasutada veel ja veel. Ehk siis kui on kuskil elamuarendusringkond, kus on vaja just lasteaiakohti või kuidas just see vanus on ja muutub, on ju võib-olla kuskil on sotsiaal mingit poolt vaja arendada, et siis oleks linnal selline elamufond, mida ümber saab tõsta ja võimalikult lihtsalt, et ei oleks konteiner lahendusi. Vaid moodulmaja pank. Jaa, ütleme nii. Kuidas Linnavaraamet veel vaatab peale ringsetele põhimõtetele ehituses? Renoveerimine on ju tegelikult väga kõva sõna. Jaa, ütleme, et selline uuem suund on fassaadide moodul renoveerimine, mida siis on siin ka üks pilootprojekt meil käimas ja ka tegelikult korteralamuid on juba pikalt planeeritud ja mõeldud selle peale. Ja Tehnikaülikool on ka abiks olnud nende lahenduste väljamõtlemisele, aga veel kõik planeerimise staadium võtab aega riski. Targem ehitus ei ole kallim. Targem ehitus pigem hoiab kulusid kokku, sest lõpuks me räägime ju ressursside säästust. Et ressursside sääst on kasu kõikidele osapooltele, et on kasu sellele konkreetsele ehitajale, on kasu selle hoone omanikule ja on kasu meie ühiskonnale. Sest eks me siin Euroopas ja Eestis oleme olukorras, kus meil ressursse napib järjest enam. Nagu öeldakse, 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Mina ka soovitan, kasuta ise 9 korda. Vahepeal võib-olla on tarvis parandada ka, aga 10. kord anna juba uuele ringile. Äkki saab veel 9 korda kasutada. Kohtumiseni järgmisel nädalal.